tehnoloogiate innovatsiooniprogramm on ja tegelikult minister juba tegi sellise väga toreda sissejuhatuse siia, et minu kommunikatsiooni tundvad kolleegid, kui me seda üritust korraldasime ka, andsid mulle nõu, et ega me meediat ju muidu kohale ei saa, me peame mingi roboti tooma, midagi, mida oleks nagu näha ja mida saaks filmida ja panna uudisele pealkirjaks. Ja siis ma nüüd mõtlesingi seda, et kuidas seda roboti ootust nagu juhtida. Selles mõttes juhtida, et meil ei ole täna seda robotit, kui me mõtleme siis humanoidrobotist. Ja ilmselt selle 4 aastaga, mis see programm kestab, meil ka seda robotit ei tule. Küll aga me loodame tõesti seda, et selle 4 aastaga tekib hulgaliselt selliseid lahendusi, mis on Eesti inimese ja tervise ja hoolekandesüsteemi jaoks vajalikud. Nad tõestavad ära, et nad on kasulikud ja nad võetakse reaalselt kasutusse, ehk et nad hakkavad muutma päris inimeste päris igapäevaelu ja igapäevatööd. See konkreetne robot tegelikult Karmen on saadaval, et seda saab ette tellida, see on ühe Ameerika firma robot, ta on siis nüüd sellel aastal hakatakse teda siis tarnima esimesi mudeleid, ta teeb ära kõik sinu kodutöö ja suudab sinuga ka juba intelligentselt suhelda, lapib kokku pesu, koristab, pühib tolmu. Seda oleks küll vaja. $20,000. Okei, mille auto maha? Et selles mõttes, kui mõelda, et kas selline robot võiks abiks olla üksi elavale eakale Eestis, siis täna $20,000 on umbes ühe hooldustöötaja aastapalk võib-olla. Et ilmselt see ei ole päris see veel. Tehnoloogiad samas arenevad ja mida kiiremini nad arenevad ja mida rohkem neid tekib, seda kiiremini lähevad ka hinnad alla, ehk et nad muutuvad kättesaadavaks meile. Täna me räägime tehnoloogiate mõttes ikkagi sellest, et kuidas kasutada ära juba neid tehnoloogiaid, mis täna on olemas sellel tasemel, et me teame, et nad on turvalised ja ohutud ja neid on võimalik juba teenusmudelites reaalselt kasutusele võtta. Et miks me seda programmi teeme, et ühelt poolt, nagu minister ütles ka, et tervishoiu poole peal on selline digitaliseerimine ja tehnoloogiliste lahenduse kasutusele võtta läinud kiiresti ja saanud ka rahvusvahelist tähelepanu, hoolekande valdkond on natukene tahaplaanile jäänud ja tegelikult isegi mõned protsessid veel käivad täiesti ka paberil ja kaustikul või Excel tabelis. Nii et selles mõttes on sellist järeletõmbamise ruumi hoolekandesektoris küll ja teisipidi on nii hoolekande kui tervishoiusüsteem täna ikkagi olnud pigem sellise asutuste poole ja ütleme selliste asutustes pakutud teenuste poole kaldu, et nüüd saada seda nihet, et me toetame inimest tema kodus ja kogukonnas nii haigustega elamisel kui ka igapäevategevustega hakkama saamisel. Et see on see strateegiline nihe või muutus, mida ka see tehnoloogiate arendusprogramm toetada tahab. Ja fookuses on siis tõesti see, et eakad ja tervise tõttu siis kodus abi vajavad inimesed, et nende iseseisvus säiliks või kui see juba on hakanud tervise või mingisuguste õnnetuste või vigaste tõttu langema, et siis seda languse kiirust aeglustada, et tegelikult see punkt, kus jõutakse olukorda, kus on vaja täielikult sõltuvust igapäevasest kõrvalabist, et seda hetke võimalikult kaua edasi lükata, sest tegelikult see on hetk, kus on nii perele, inimesele, nii emotsionaalselt kui majanduslikult kõige kulukam. Ja mida me tahame toetada, tõesti mitte jälle 10 projekte, sest toetus, kogu eelarve maht on ju ääretult suur. Ma arvan, et Eestis ei ole kunagi varem pandud tervise ja hoolekande valdkonna tehnoloogiatesse ja digiarendustesse sellise innovatsiooniprogrammina nii suurt summat. Aga et meil tekiks jälle 10 projekte, mis kestavad täpselt nii kaua kui projekt ja pärast ei kuule neist enam kunagi midagi, siis ongi see programm üles ehitatud selliselt, et tegelikult siin on kombineeritud nüüd see rahastamine, aga siia rahastamise juurde ka arendusprogramm. Ja selle arendusprogrammi pakkujad ka siin laua taga istuvad Eesti Kunstiakadeemia, Teaduspark Tehnopol ja konsultatsiooniettevõtted Civita, kes siis konsortsiumis toetavad neid projekte, mis hakkavad siit programmist minema alates ideest
kuni lahenduseni, katsetamiseni, mõju hindamiseni. Ehk kõik see, mida on vaja enne ühe lahenduse kasutuselevõttu üle otsustamist, hakkavad selles siis toetama nii-öelda neid projekte, mis siis välja valitakse. Ja projektide väljavalimise üks põhiline kriteerium on tegelikult potentsiaalne mõjusus. Ehk et kui palju mingisugune idee, kui kõik läheb hästi, sest kunagi ju ei tea, ideedega on seotud ka arendusriskid, ei pruugi kõik õnnestuda. Aga kui see asi saaks lahendatud, siis kui suurt mõju ta kogu süsteemile omaks, inimesele, kulude mõttes süsteemile, tööaja kokkuhoiu mõttes ja kas ta on skaleeritav. Ehk et kui ühte ideed proovitakse mõne asutuse või mõne piirkonna või mõne omavalitsuse poolt, siis kas ta on selline, et me saaksime programmi lõpus võtta ta üle-eestilise standardina kasutusele, nii et sellel eakal inimesel ei ole vahet, kas ta elab siin Tallinnas või vastu Läti piiri, tal on samasugused võimalused saada sellest lahendusest kasu. Nii, korraks toon selle veel tagasi, et siin on nüüd toodud see programmi 3 elementi koos, et sellise ökosüsteemi arendamine, et tuua osapooled kokku selleks, et ühte uut lahendust arendada, tegelikult ei piisa sellest võimekusest, mis on avaliku sektori teenusosutajatele, asutustel ja mitte ka ainult sellest, mida on teadusasutustel või mis on ettevõtetel, aga tegelikult nende võimekuste kombinatsioon on see, milles need lahendused saavad tekkida ja sellepärast selle nii-öelda vundamendis on see ökosüsteemi arendamine, siis on projektide rahastamine ja rahastatud projektidele siis arendusprogrammi pakkumine nii-öelda selle raha kõrvale siis ka nii-öelda tarkuse toomine. Ja rahastamine toimub 2 etapis, et nii nagu innovatsioongi toimub teatud etappides, sa teed midagi, testid, kontrollid, lähed edasi, kui see tulemus on positiivne ja ei lähe edasi, kui see tulemus ei ole positiivne. Et samamoodi siin alustame sellest, et vaatame seda ideed, millega projekti taotlejad tulevad ja anname sellise mõõduka aja selleks, et tegelikult see idee kõigepealt läbi mõelda. Et ei ole mõtet kohe hüpata mingi tehnoloogia juurde, et teeme äppi või teeme roboti, ja tegelikult vaadata, et kas see, mida lahendada tahetakse, et lahendatakse üldse õiget probleemi, kas see on just see nii-öelda vajadus, mis tegelikult inimestel või töötajatel süsteemis on. Et see on selline natukene veel see 2 sammu nagu tagasi astumine, korraks mõtlemine, et kas seda üldse on mõtet teha ja sel moel lahendamine annaks mõju. Ja teine pool on siis juba nii-öelda suuremahuline toetus. Et kui me esimeses faasis oleme saanud kindluse, et jah, see lahendus on mõjus potentsiaalselt ja seda on võimalik ka teostada, siis juba toetus on selles mahus, mis võimaldab selle ära proovida, reaalses keskkonnas hinnata ja ka kasutusele võttu üle otsustada. Igaks juhuks annan märku, et 2-3 minutit on jäänud. Ja selle 2-voorulisuse ma selgitasin juba ära, et kogu see periood, mis programmil on, siis 2026 kuni 2029, et seal on plaanis viia 2 siis taotlusvooru läbi ja iga voor on 2-etapiline, et kõigepealt võetakse sisse need ideed ja siis parimatest ideedest omakorda edasi minnakse siis selle arendusega. Ja sellist 2-etapilist tsüklit on plaanis teha 2 korda. Üks avaneb nüüd 27. veebruaril, see on siis see 30 000 euro taotlusvoor ja siis teine samasugune esimene etapp on plaanis avada siis hilissügisel sel aastal. Nii et tegelikult ideedega ja projektidega on võimalik 2 korda siseneda siia programmi. Oleme ka eraldi võtmeteemad toonud, et need on sellised teemad, kus me näeme, kus on ühelt poolt vajadus lahenduste järele ja teiselt poolt, kus me oleme näinud kas või Põhjamaade turul, kus on reaalselt olemas juba küpseid ja valmis tehnoloogia lahendusi, mida annaks siia kasutusele tuua. Et ma ei hakka neid siit ette lugema, aga näiteks toon ühe näite, et eakate üks põhjus, miks nende iseseisvus tihti kaob, on see, et nad kukuvad. Kukkumine kodus on üks suurim vigastuste põhjus ja väga kulukas ka süsteemil, iga 3. eakas kukub vähemalt korra aastas ja Tervisekassale maksavad eakate kukkumised kusagil 28 miljonit eurot aastas. Et tegelikult ääretult nagu
suur summa ja tavaliselt peale kukkumist inimese iseseisva hakkamasaamise võime ka oluliselt langeb. Ehk et tema liikumisvõime ja iseseisva nii-öelda elamise võime. Ja nüüd on siin slaidil illustreerimiseks toodud siis see, et kui me täna sellistele eakatele, kellel on kukkumisrisk, pakume põhimõtteliselt ennetavalt võimlemistunde. Aga kujutame nüüd ette, et kui palju on neid eakaid, kellel on reaalselt kas siis majanduslikud võimalused või geograafiline lähedus nendele kohtadele, et siis minna sellistesse tundidesse. Ja siin on nüüd 4 erinevat lahendust, kuidas erinevates riikides on siis see teenus tegelikult, et kuidas oma treenida ka vanemas eas, et oleks lihasjõudu ja oleks tasakaalu ja et ei kukuks maha. Siis kuidas saavutada seda läbi näiteks Soomes on selline teleprogramm, kus näidatakse kindlatel kanalitel igal tööpäeval 2 tundi, võimlemine, mäluharjutused, väiksed loengud. Üle nii-öelda siis Soome kättesaadav teenus. Või siis näiteks veebipõhised online treeningkursused või äpid, kus füsioterapeudi juhendamisel saab teha taastusharjutusi. Ehk et võimalusi, kuidas tegelikult seda tehnoloogiat kasutusele võtta, on ääretult palju. Lihtsalt ongi see, et me tuvastaksime ära, et mis on see probleem, mis me lahendame, et me oleks avatud sellele, et mitte seda lahendust nii-öelda jalgrattana ise leiutada, vaid juba ka tegelikult tuua siia neid lahendusi, mis mujal on olemas. Aitäh! Aitäh Kitile ja pressimaterjalid, kes on tegelikult selle programmi ootused ja teema kirjas, aga nüüd annan sõna Eesti Kunstiakadeemia, kõne oli sul.